No nii. No nii ja tere tulemast kõigile tänasele webinarile. See ei olegi justkui webinar, see on sündmus otse Palusalu aias. Sa oled justkui võib-olla avatud aiapäeval nagu. Ja täna siis ma räägin sulle natuke sellest, et mis on need 5 asja, mille pärast minu aed ei tekita enam stressi, vaid tekitab rõõmu ja kuidas sellist suurt aeda üldse hallata ja kuidas saada enda aed hallatavaks. Ja ma natuke räägin sellest ka, et kus ma siin täna olen ja miks ma seda asja siin üldse sinule teen. Et täna ma olen Palusalu aias. Palusalu aed on selline koht, mis on 2004. aastal alguse saanud ja see on vana suurtalu koht olnud. 88. aastal minu vanemad selle koha ostsid ja alguses oli siin selline räämas suur talukoht, maja taga oli palju viljapuid ja tänaseks on see saanud siis 2,5 hektari suuruseks iluaiaks, inglise stiilis kujundatud iluaiaks ja ma täna natuke näitan sulle ka, et kuidas see iluaed siis toimib, kuidas siin on seda kujundatud ja miks me seda üldse nii-öelda teinud oleme. Ja tänase võib-olla webinari mõte on ka sulle see, et me ei pea kõik looma endale hektarite suuruseid iluaed või et meil oleks suured iluaiad, aga mõte on selles, et meil võiks olla kasvõi üks koht algatuseks, kasvõi üks lillepeenar, mis pakub sulle täiega rõõmu, ei tekitaks tunnet, et ma pean kohe nahast välja pugema, et see lillepeenar toimiks. Väga palju ma näen seda, et nii nüüd. Väga palju ma näen seda, et inimesed, kes käivad meil külas avatud aiapäevade raames, küsivad, et kas sa siis oledki hommikust õhtuni siin või meil just oli hiljuti üks saksa paar külas, kes küsiski, et kui tihti sa siin aias oled, et sa oled vist küll iga päev siin aias. Jah, ma olen siin aias, aga see ei ole selles mõttes aias, et ma siin aias rohin iga päev või et keegi siin iga päev rohiks, vaid ma naudin seda aeda ka igapäevaselt. Ja see nautimine ei ole niimoodi, et ma iga päev kohvitassiga nüüd kuhugi aeda lähen, vaid see nautimine on igal sammul. Igal sammul, kui ma kuskilt kuhugi liigun. Ja me võimegi alustada tegelikult selle sisuosaga pihta, et mis see esimene asi on, et miks see aed ei tekita enam stressi, vaid see tekitab rõõmu. Siin on väga palju asju ka seotud sellega, et kuidas sa ise oma aiast nagu peas mõtled, kuidas sa oma aiaga suhestud ja mida see aed sinu jaoks nagu päriselt tähendab. Ja esimene punkt, mida ma toon sul siia välja, on see, et aed ei pea tähendama lõputut rohimist. Aed ei ole ainult rohimine. Väga paljudele seostub aed rohimisega. Sa võid mulle siia chati kirjutada number 1, kui sulle tähendab, et kui sul on aed, siis see tähendab, et jah, rohimine on must be ja see on mul aia sünonüüm. Ja kirjuta number 2, kui aed on sinu jaoks midagi enamat, kui ta on see koht, kus sa saad ennast väljendada, see koht, kus sa saad ennast lõõgastada, see koht, kus sa saad rõõmu tunda, see koht, kus sa saad perega olla. Ehk siis pane number 1, kui aed sünonüümina võrdub sulle rohimine ja number 2, kui aed on sulle midagi enamat. Ja miks inimesed rohivad väga palju? Selleks on mitmeid põhjuseid. Ja võib-olla esimene põhjus ongi see, et kui istutusaladel on sees naati, oraseina, osja, siis seda rohimist on ka omajagu. Ehk siis püsiumbrohi on see, mida inimesed väga palju rohivad. Nüüd siin Palusalu aias oli naat nõges, oli põlvini. Minu vanemad selle koha ostsid ja tänaseks on see muutunud. Tänaseks on see niimoodi muutunud, et siin ei ole naati nõgest enam. Ja ma näitaksin sulle ka otse siit teisipidi, kohe keeran selle kaamera. Üks kimalane tuli meile ka siia otse eetrisse. Et kõik need istutusalad, mis meil siin aias on tänaseks püsiumbrohuvabad.
ja need on saadud püsiumbrohu vabaks erinevaid meetodeid kasutades. Siin on osad alad on puhtaks kaevatud, et esimeste aladega me alustasimegi kaevamisega. Tagumised suuremad alad on hoitud siis musta kesa all, on alasid, kus on kasutatud osaliselt siis herbitsiide, on alasid, kus on kasutatud lämmatamismeetodeid või meetodit. Ja täna siis ongi see, et püsiumbrohtu ei ole. Jah, püsiumbrohtu ei ole. Aga teine asi, mida inimesed siis rohivad, on üheaastased umbrohud. Ja üheaastaseid umbrohtusid te teate ka, on ju vesihein kõige selline tuntum ja võib-olla ka üks tüütumatest. Vesihein tuleb tühjadele kohtadele. Et niipea, kui sul on peenardel tühja mullapinda, tuleb sinna, kui seal seemnevaru on olemas, tuleb vesihein või tuleb malts või tuleb mida iganes üheaastast, on ju. Mingid kadakaerad on. Et see vesihein on üsna kiire arenguga, eriti kui on niiskem, eriti kui on vihmane. Näiteks ma näitan sulle, siin on meil peenral üks koht tekkinud. Siit üks kuusk võeti välja kevadel. Ma ei mäletagi, mis see põhjus oli. Haigestunud äkki oli. Ja nüüd on siin tühi, siin on istutamata ja osad taimed on istutatud juba, aga nad on veel väikesed. Ja sa näed kohe, et seal kasvab juba vesihein, seal tuleb võilill, seal on mingisugused teised heinad, mingi valge ristik on juba külvanud või seemnest arenema hakanud. Et kui see pind on vaba, tuleb see üheaastane umbrohi sisse. Ehk siis see on põhjus, miks väga palju rohitakse. Aga sellele on ka rohtu. Üheaastasele taimele või üheaastasele umbrohule on ka rohtu. Aga selleni me siis ka jõuame. Siis miks inimesed väga palju rohivad? Rohitakse väga palju igat liblet. Seda tõestab väga selgelt see, et minu käest on väga tihti küsitud seda, et just viimasel ajal millegipärast, et Maria, ütle nüüd, kui tihti sa aias käid, kas sa käid igal hommikul tiiruaias või kas te käite iga hommikul tiiruaias, et rohida ära need umbrohud, mis on sinna tulnud või mis on suuremaks kasvanud ja mida sa nüüd näed. See näitab väga hästi selle küsija fookust. Küsija fookus on selles, et otsime umbrohtu. Siin aias ei ole fookus umbrohul. Justkui on, aga justkui ei ole ka. Et meie aias on fookus väga tugevasti õitsvatel lilledel, püsililledel, puudel, põõsastel, sellel ilul, massil, muljel. Siin aias on väga palju ka praegu vesiheina. Jah, on alasid, kus on vesiheina. Aga see hooldus ei käi selle baasil, et nii, nüüd me vaatame, et oleks võimalikult vesiheina vaba iga päev, vaid me vaatame, et oleks süsteem seal taga, et see hooldus oleks tehtud süsteemselt. Mida see tähendab? See tähendab seda, et me teeme hooldust peenra haaval. Mitte me ei käi nagu seda üldpilti igapäevaselt läbi, sest et see võtab väga palju energiat. Ja see ei too mingisugust sellist rahuldust pakkuvat tulemust, mina ütleks. Et kui sa võtad selle käru või ämbri kätte ja siis käid aias tiiru ära, et kõik see vesihein ära noppida või mingid maltsad ära noppida, siis minu meelest see ei ole see, mis rõõmu võiks pakkuda. Mis rõõmu pakub minu arvates ja mida mina olen aru saanud nagu selle enda aia kogemuse baasil, on see, et kui ma lähen nüüd mingit istutusala rohima või korrastama, siis ma võtan ette selle konkreetse istutusala. Näiteks võtan ette selle saunapeenra. Ma näen, et see on mäest allapoole, siin ei ole hästi näha. Ma näen, et seal on mingid kohad, kus on malts juba suureks kasvanud. Ma tean, et ma ei ole seal ala peal käinud, ma ei tea, 4 nädalat. Nii. Ja siis ma võtan ette servahoolduse, ma võtan ette rohimise, ma võtan ette selle kontrolli, vaatan, kus on tulnud mingid umbrohud kasvama hakanud. Sellepärast, et siis ma teengi nagu selle objekti täielikult korda. Ja siis ta võib seal seista 3-4 nädalat ilma, et
ilma et midagi juhtuks, ilma et seal, ma ei tea, mõni taim ära sureks või vesi heintemast üle kasvaks. Ja milles see umbrohu probleem tegelikult alguse saab, ongi see, et kui sul püsiumbrohud on sisse jäetud, siis püsiumbrohi iseenesest ära ei lähe. Püsiumbrohi tuleb kas välja kaevata või mõnel muul meetodil siis peenrast kätte saada. Ja kui ta on juba sees, siis kõige esimene asi ei ole tormata labidaga nüüd selle peenra kallale ja püsiumbrohtu hakata seal hävitama, vaid tasub kõigepealt mõelda, et nii, kas mul piisab, et ma võtan labida ja kaevan need mõned üksikud kohad puhtaks, mis on võib-olla naati sisse tulnud, või ma pean seda hakkama täiesti uuesti rajama. Seal peab natukene siis kaugemalt vaatama. Ja õiged valikud on need, mis vähendavad siis seda hoolduskoormust väga palju. Et me jõuamegi siit sujuvalt teise punktini, mis on siis taimede paigutus. Panen kaamera sulle jälle aia peale. Et taimede paigutus, kuidas taimed on kooslustena siis paigutatud, kuidas nad koos. Kui sa vaatad seda pilti, mis mul siia ette on pandud, siis sa näed, et praegu juuni lõpus on see ala kaetud taimedega. Need on nüüd vanemad istutusalad, mis ei ole värskelt istutatud. Need on siin juba, ma ei tea, üle 20 aasta vanused alad. Ja need alad on täis. Ja see on see koht, mis vähendab väga palju hooldust, väga palju rohimisvajadust. Ja, lahtine mullapind tähendab rohkem tööd ja kinnine mullapind tähendab vähem tööd. Ja see kinnine mullapind ei tule ühe aastaga, see tuleb ajapikku. Ja taimede lehed, ehk siis siin lehtede all, taimede pealsete all, kui ma võin siia sisse minna, vaatame, kas me saame siia sisse pugeda korraks. No siin vahel ei saagi midagi kasvada, sellepärast et siin ei ole valgust, siin ei ole ruumigi kellelgi kasvada. Ja lisaks tuleb siis see, et taimede valikust me praegu räägime, aga lisaks tuleb see, et mullapind on kaetud mingisuguse materjaliga, mingisuguse multsimaterjaliga. Et see on teine asi, mis seda hooldusvajadust nagu või umbrohu survet siis vähendab. Ja taimede paigutus ja see taimede mõju on nagu väga-väga suur, mis just seda rõõmu poolt tekitab. Et me ei vaata neid taimi üksikult, me võime küll lähedale minna ja vaadata, et kui äge Alstroemeria siin on, näed, õitseb, on ju, aga me vaatame suurt pilti. Sest et see tekitab tegelikult selle mulje. See loob selle üldruumi. Need istutusalade piirid, kõik ja see üldpilt, mis tekib siis nendest taimedest seal istutusala sees. Nii. Ja selle üldpilt võib olla siis rahulik ja võibki nagu tekitada sulle seda rõõmu ja rahutunnet või siis võib olla selline rahutu ja eklektiline, võibki üksikutest taimedest, erinevatest taimedest olla. Ja kuidas seda rahulikku pilti enda aias luua, on see, et sa kasutad korduseid. Ja, et sa kasutad mingite taimede korduseid. Praegu, kui seda pilti vaatad, siis siin on näiteks üsna lähestikku korratud ühte valge lehega kõrrelist, see on kõrge raikaerik, variegata, üks vana taluaia kõrreline. Ja kui me natukene siit läheme edasi, siis seal, ma ei teagi, kas sulle on näha, aga on sellised kollased õied, pehme kortsleht, mis kordab ilusti seal peenarde lõikes või kui me läheme sinna vastaspeenrasse, siis seal on näha ostalehti, mis on samuti kollased, ehk siis värvus hoopis kordub. Et need kordused on ka, mis loovad aias nagu silmale rahu ja hakkavad aias ka pilke siis suunama, et mul tekib tunne, et ma lähen siit edasi, ma vaatan, mis sealt edasi siis tuleb.
ja hästi palju on ka siis see roheline toon, mis muidugi kordub. Et see on ka selline taustavärv või taustasüsteem, mis aitab seda rahu tuua ja roheline värv ise ka ju rahustab, on ju. Et me ei pea tahtma, et meil kogu aeg oleks selline värvide pillerkaar, vaid see roheline rahu, rahulik värv on ka hästi-hästi oluline. Siis kuidas see taimede kõrgus ja võib-olla kuju ja paiknemine muudavad siis nagu ilu ja hooldust? No selle kohta vaatame näiteks siit seda ala. Keegi ütles just paar päeva tagasi mulle, et Maria, et teie aias on nagu kõrgused on justkui läbisegi, aga mõnes kohas on ka niimoodi, et keskel on kõrgemad taimed ja siis servades on madalamad. Jah, meil on see aed kujunenud küll natuke inglise stiili jälgides, aga see on muutunud ka sellisesse looduslikumasse kooslusesse. Ehk siis looduses on ka erinevad kõrgused läbisegi. Aga kui sul on nagu kõrguseid, pead vaatama, et mida sa saad nagu läbisegi panna ja mida sa ei saa. Selge on see, et kui sul on puud ja põõsad kasutuses ja kui sa vaatad seda pilti, mis mul siin praegu ees on, siis tagapool on kõrgemad põõsad või keskosas on kõrgemad põõsad ja ettepoole tulevad siis need püsililled, kes annavad õitsemise, kes annavad struktuuri ja nende puude põõsaste puhul on ka see, et tihtipeale arvatakse, et puud-põõsad, kui ma nendest aia kujundan, siis see on väga hea, sest nad nagu annavad lehestikuga värvi, õitsemisega värvi ja muud polegi justkui vaja, aga mis juhtub nende all? Lähme siia lähemale. Kui puude-põõsaste alused on tühjad, siis seal all võib väga pikka aega kasvada jälle mingisugune soovimatu umbrohi või soovimatud tegelased. Ehk siis puud-põõsad on osa kujundusest ja aiakujundusest ja kindlasti puude-põõsaste alused tasub ära taimestada mingite pinnakate taimedega või mingite püsikutega, kes seal all siis kasvavad, kes seda juurekonkurentsi taluvad, kes neid varjutingimusi taluvad vastavalt sellele, kuidas nad siis on. Näiteks siin selle Lodjapõi senela all on meil praegu istutatud ostad, sinihall osta, seal serva pool on kurerehad, siis seal teisel pool on aed floksid, leeklilled on ju, siis siinpool, kus on päikselisem pool, siin on veel mõned laugud, mis on ära õitsenud. Et julgelt saab põõsaste aluseid ka taimestada ja miks võib-olla põõsad annavad väga palju efekti ja nad on tõesti väga ilusad, aga me tahame võib-olla veel õitsemist saada ja järgmine oluline punkt ongi see, et me jõuame selle kolmanda punkti juurde, et meil on olemas aias õitsemine kogu hooaja vältel. Ja kui ma mõtlen õitsemist kogu hooaja vältel, siis ma ei mõtle, et näed, see aia osa nüüd täis õites kogu aeg, vaid need õitsemised nihkuvad või liiguvad aia lõikes. Praegu siin keskel need kõrged koguvad hoogu, need on kukekannused ja need hakkavad kohe õitsema. Siis on siin justkui roheline tühi plats, aga sealt tulevad Virginia männasmailased, mis ma ei tea, 3 nädala pärast on täisõies ja väga hea struktuuriga. No praegu õitsevad väga palju need Faaseni naistenägesed ja tulevad sellised suured värvilaigud ja kui me siit vaatame nüüd sinnapoole, siis jälle sa näed seda, et mingid asjad korduvad. No, Faaseni naistenägese värv kordub seal kaugel eemal, seal on üks teine naistenäges, äkki oli Siberi naistenäges, jah, Siberi naistenäges, et jälle see õitsemine seob ära kordusena selle terve aia. Et ei ole, et noh, värvid nagu hüplevad läbisegi. Ja miks see
paljudes aedades võib-olla ongi see, et me proovime saada üheks hetkeks nagu uhket peenart või üheks hetkeks õitsemist oma mingile istutusala piiridesse, et tekiks see uhke efekt. Aga minu meelest palju mõnusama efekti annab või tulemuse annab, kui sul on kogu aeg midagi aia lõikes, mida sa saad siis jälgida. Fookus kogu aeg muutub. Näiteks kui siin on see naistenõges, sinine, siis selle taga oli, ütleme 2 nädalat tagasi õitses üks uhke suur pojeng, koral sunset või oli koral charm, vahet ei ole, mõlemad on väga uhked ja ta tõigi oma nagu selle tähelepanu tõi täiesti enda peale, et mõningad taimed on need, mis annavad siis tausta ja korduvad sul aias ja mõningad taimed võivadki olla üksikult ja olla selle fookuspunktis. Näiteks siin on ka üks suur kuusk, see pikk, selline siira-viira läheb üles. See on üks Serbia kuusk, mis hästi kitsalt kasvab ja mis annab sellele aiaosale siis kõrgust. Ja kuidas see hoolduse mõttes on see jälle, et õitsemine iseenesest, tegelikult ka õitsemine muudab ka hooldust lihtsamaks selle võrra, et meil on alati midagi, mis õitseb ja siin aias me ei käi noppimas vanu õisi ära või selliseid vanu õite lõikamist ei tee. Vanade õite lõikamist, välja arvatud rooside puhul. Ja kui pojengid ära õitsevad, need on 2 asja. 3. on ka tegelikult flokside puhul, kui aega jääb, siis floksid ära õitsenud õisi tuleks ka ära lõigata just sellepärast, et ta ei külvaks ennast edasi. Aga teiste taimede puhul mingit ära lõikamist ei ole. Ja see ei jää nagu silma riivama, sest et see on kõik tervik. Et tuleb midagi muud asemele, mis tema kõrval siis õitsema hakkab. Näiteks võtame selle metssalvei. Siin praegu õitseb metssalvei Caradonna. Paljud lõikavad salvadonna tagasi või ka Fasseni naiste nõgese, need mõlemad on siin praegu kõrvuti. Lõikavad tagasi, et saada uut õitsemist. Meie aias nii ajapuudusel kui ka tegelikult selle üldise vaate mõttes me ei ole lõiganud kumbagi tagasi. Mõned üksikud võib-olla lõikame, aga üldjuhul me ei ole lõiganud neid tagasi. Ja tegelikult üldpildis midagi suurt ei muutu, aga mida muutub on see, et see ajakulu või see hooldusvajadus, see väheneb. Ehk siis sa ei pea igat asja hakkama mõtlema nii, et kas ma nüüd lõikan ta tagasi või ma ei lõika ta tagasi. Aga seda sa pead teadma. Nii, ehk siis see läbimõeldud paigutus, kui me leiame taimed, kes omavahel hästi kokku sobivad, kes omavahel hästi koos käivad, siis nende puhul sa ei pea hakkama mõtlema, et nii, kas ma pean nüüd valvama, et see Virginia Männas Mailane see pikkade õitega sööb välja selle astraagle nii, mis ta kõrval on. Vot ei söö, nad saavad väga hästi hakkama ja üks õitseb nüüd sellisel suve hakul ja teine õitseb siis hästi hilja sügisel. Ja samas see pind on kaetud. Kui sa vaatad, siis nendel täiskasvanutel aladel on kõigil pind kaetud. Kui me lähme nüüd siia värske ala peale, see on 2-aastane istutusala. Siin on veel vaba pinda. Vaba pind jälle on see koht, kuhu siis umbrohud saavad külvata, kuhu need püsililled ise saavad külvata. Aga ühel hetkel peaks see ala ka olema nagu täis kasvanud, et seda vaba pinda ei tule. Siis võib-olla 4. asi, mis on oluline, on see, et vähem tööd ei tähenda vähem ilusat aeda. Et kuidas seda tööd vähendada? Ühest asjast me rääkisime, oli see, et taimed katavad kogu pinna ära. Siis ka see taimede valik selles mõttes, et taimed, mis nõuavad vähem tööd ja taimed, mis nõuavad rohkem tööd. Näiteks siin praegu on hästi näha see punase õiega püsik. See on lühiealine püsik.
lühiealisus ühikute puhul tähendab alati rohkem tööd. Sellepärast, et neil on väga palju seemneid, seemnevaru on suur, seemnete idanevus on suur, aga see taim, lühiealine taim on väga-väga suure efekti tooja ja looja ka. Me peame vaatama, me saame teha aedu niimoodi, et me kasutame hästi pikaealisi taimi, nii et me tõesti väga vähe peame sekkuma, aga kui me tahame, kui meil on see põhistruktuur paigas ja me tahame seda efekti juurde tuua ja midagi ägedat veel sisse võtta ja natuke veel mängida, siis loomulikult see on väga teretulnud, aga sa pead teadma teadlikult, et see tähendab ka siis lisahoolt. Nüüd selle Makedoonia äietari puhul, see, mis ma praegu näitasin, tema puhul on see, et ta külvab ennast siis väga korralikult edasi. Ja siin sa pead olema julge rohija. Sest et kui sa ei ole julge rohija, siis ta külvab ennast igale poole, siis sul on igal pool neid väikseid taimi ja siis sa mõtled, et et millal ta nüüd õitsema hakkab ja kas tast üldse midagi tuleb, et jumala eest midagi välja ei rohiks. Aga see õite ilu tulebki alles siis, kui sa oled enamuse välja rohinud. Jah, kui sa oled enamuse välja rohinud, kui sa jätad enamuse alles, siis ei tule sealt, ei tule sealt ei õit ega midagi. Aga kui sa enamuse välja rohid ja üksikud alles jätad, vot siis tuleb see õie ilu. Ma just 3 päeva tagasi rohisin seda peenart, tegin teistkordset hooldust siin. Ja mulle tuli appi üks sakslane, kes meil parasjagu siin külas oli. Ja ta ütles ka, et Maria, nüüd ma sain aru, et jah, et ma olen hoidnud kõiki oma taimi alles, aga tegelikult tuleb see efekt sellest, kui ma julgen hakata neid taimi välja rohima. See ei kehti kõigi taimede kohta, aga see kehtib eriti just nende lühiealiste taimede kohta. Jah. Nii. Ja me jäime selle juurde, et vähem tööd ei tähenda vähem ilusat aeda. Ehk siis kuidas mina olen vähendanud hoolduseks kuluvat aega. Esimene asi, kuidas hoolduseks kuluvat aega vähendada, on see, et ma teen järjepidevalt ja järjepidevalt ei tähenda seda, et ma teen iga päev või et ma teen iga nädal. Vaid see tähendab, et näiteks seda liivapeenart ma olen sel aastal hooldanud 2 korda, täpselt 2 korda. Kevadise hoolduse, selle ma tegin mingi aprillikuus ja nüüd suvise hoolduse, selle ma tegin mingi paar päeva tagasi. Ehk siis mitte midagi ei juhtu, kui vahepeal hakkab siin liiva peal kasvama, ma ei tea, metsalvei või mesiohakas või siilkübarad või siis äiatar. Mitte midagi ei juhtu. Aga õigel ajal pean saama siis püsiumbrohtudel sabast kinni, et nad ei ajaks enda juurikaid seal laiali või risoome. Ehk siis hoogtöö on see, mis vähendab aega. Et mis ma alguses rääkisin ka, et me ei käi iga päev ja ei korja üksikuid umbrohte, vaid me näeme, kui ma näen, et kuskil on, ma ei tea, nõges tulnud või võilill tulnud, ma võtan selle välja, aga ma ei käi teadlikult seda tiiru ja ämbriga ja ei võta välja siis neid üksikuid, mis on vahepeal tulnud. Vaid võtan hoogtöö raames ja teen nii-öelda projekti kaupa seda hooldust. Ja siis on tehtud ja siis on, ma ei tea, 6 aega või 1,5 kuud või oleneb, kui tihedalt see ala siis taimedega kaetud on, siis see aeg on nii-öelda ongi. Ei pea seal midagi tegema. Ma võin hooldust teha servale, kui ma tahan. Või kui serv on nagu lõikamata. Nii, siis teine punkt võib-olla siin, et kuidas seda vähendada, ongi see, et kui sul ongi aega vähe, siis sa ei tegele mõttetute asjadega. Sa vaatadki, et mis sul siis päriselt on vaja teha. Mis sul päriselt on nagu tööde järjekorras. Kui meil on väiksed aiad, siis väikestes aedades ongi aega väga palju ja me mõtleme, et see aed oleks perfektne. Ma pean nüüd seda, teist ja kolmandat tegema. Aga kas on vaja teha? Meil oli üks istutusala veel 2 nädalat tagasi täiesti rohimata sel aastal. Ja see ei hakka silma, et ta rohimata on. Kui sa ei lähe sinna ninapidi juurde ja ei vaata, et näed, seal kasvab, ma ei tea, võilill ja vesihein.
ja sellest ei ole ka mitte midagi hullu, kui sa teed selle, ma ei tea, juuni keskel. No muidugi sa võid peas mõelda, et appi, mul on kõik tegemata, et kuidas ma nii laisk olen olnud, aga tegelikkuses midagi suurt ei juhtu, kas sa rohid selle nüüd enda ajakavasse sobitatult siis aprillis või sa rohid selle, ma ei tea, juuni keskel. Kui seal tõesti, ma ei tea, maltsad või nõgesed juba, ma ei tea, rinnuni ei ole ja su taimed juba seal hakkavad nii-öelda ära surema. Ehk siis kui aega on lihtsalt vähe, siis see töö on võimalik suruda palju väiksemasse raami. Ja tähtajad on ka siin niisugune teema, et kuna meil on tähtajad endal siia aeda pandud, meil on tähtajad pandud mitte nüüd rohimise tähtajad, vaid jah, kaudselt ka rohimise tähtajad. Meil on näiteks avatud aiapäevad või tulevad mingid külastusgrupid aeda, siis ongi see, et noh, ikka tahad ju, et oleks korras. Siis võib-olla pingutadki pool tundi rohkem aias või tund aega või 2 tundi rohkem, et saada see ring siia sellele istutusalale, ma ei tea, peale tehtud ja see hooldus tehtud. Ehk siis tähtajad on nagu väga head motivaatorid, et mingid asjad tehtud saaks. Jah, kellel on olnud tähtaegu? On tulnud külalised näiteks või on mingid suvepeod või on mingid, ma ei tea, pulmapeod või sa ise oled öelnud, näed, ma tahan teha enda aias nüüd mingisugust grillpidu. Siis sa ikka ju käid korraks selle tiiru peale ja ongi väga hea, siis on hooldus tehtud, saad pidud pidada ja siis on, ma ei tea, 3 nädalat vabadus, ei pea midagi tegema või 4 nädalat. Olenevalt siis sellest, kuidas sul see aed üles ehitatud on. Nii, vaatame siis. Mis siis veel seda hooldust vähendab, on muidugi see multsimaterjali kasutamine. Kui sul pind on kaetud kas taimedega, mingi multsimaterjaliga, siis see hooldus väheneb drastiliselt. Nüüd multsimaterjali puhul sellistes suurtes lopsakates püsilipeenardes toimib väga hästi ja meie oleme väga palju kasutanud purustatud puulehte. Meil on olnud kasutuses ka freesturvas, meil on olnud kasutuses ka purustatud puukoor algusaastatel, aga puukoort kindlasti püsikute peenardele mina ei soovita. See ei toimi hästi. Kui seda kasutada, siis see peaks olema seisnud, see peaks olema peene fraktsiooniga ja selline hästi juba nii-öelda puukoore kõdu ja seda ei saa kasutada päikeselise kasvukoha taimede multsimiseks. Seda kindlasti mitte. Nii, mis veel? Jah, ja siis see, et püsiumbrohtu ei ole, see nagu vähendab väga palju seda hooldust. Püsiumbrohu teema on, mis väga palju mõjutab. Ja teadlikult, mida ma teisiti teen hoolduse puhul, et see hooldus püsiks vähesena, on see, et kui ma hooldust teen, siis ma ei tee üle suu pea kaela, vaid kui ma näen, et sees on võilill, kui ma näen, et seemnest on tulnud naati või seemnest või sellest eosest on tulnud osja või ohakat on tulnud. Meil on ümbritsevatel aladel hästi palju võilille ja ohakat, siis ma võtan selle koos juurega välja. Mitte ma ei kõpla kõike maha ja mõtlen, et küll järgmine kord teen korda, vaid ma teen selle nagu selle hoolduskorra ajal, ma pööran nagu sellele väga palju tähelepanu. Ja 4 lapse kõrvalt mina seda aeda üksinda ei hoolda, ehk siis seda hooldab suures osas minu ema Reet Palusalu, aga minul on kuskil 300 ruutmeetri ulatuses alasid, mida mina hooldan ja mida ma olen sel aastal suutnud nagu väga hästi korras hoida. Ja 4 lapse kõrvalt on see täiesti tehtav, kui need alad on, siis ma kordan veel, taimedega kaetud, mingi multsimaterjaliga kaetud, nad on püsiumbrohu vabad. Ja kui vesihein on sisse tulnud, siis vesihein tuleb ära võtta ja mitte juurega ära võtta, vaid piisab kõplamisest ja pealt ära korjamisest ja siis ma vaatan, et kas ma panen sinna siis multsi peale, et ta uuesti ei tuleks või siis vaatan, äkki on mingi taim sealt hoopis puudu
võib-olla mingid alad, mis me oleme uuendanud, siis on väiksed taimed peal ja siis tuleb näiteks vesihein hästi peale, kui seal multsi ei ole kasutatud. Ehk siis see hooldus ei ole niisama, et ma lähen ja teen midagi, vaid see hooldus on nagu teadlike otsuste tulemus, et kas seda hooldust on siis pärast palju või on vähe. Ja kui sa mõtled, et et ma teen ruttu selle ilusa aia valmis ja hoolduse peale üldse ei mõtle, siis sa võid endale tuua väga suure hilisema sellise hoolduskoormuse, millest ei pruugi jõud üle käia. Nii. Ja jõuame nüüd 5. asja juurde ka, et see ilus aed ei ole niisama, et okei, ma vaatan ja on ilus, vaid see ilus aed võiks toetada sinu elu ja mitte vastupidi, et sina pead oma aeda kogu aeg toetama, et ta koos püsiks. Ehk siis see, et ma saan käia aias, ma saan kuulata, kuidas mesilased sumisevad. See on see, mis nagu sulle tagasi annab. Või sa saad käia pühapäeva hommikul ja lõigata värsket enda tuppa vaasi. See on see, mida me tahame tegelikult saada. Et kui sa keskendud sellele umbrohule, et see aed võrdubki nagu rohimisega ja see aed ongi nii-öelda töökoht, kus käia, siis see ei ole see, mida aed peaks nagu pakkuma. Või jah, ta pakub seda ka, aga aed võiks olla enamat. Aed võiks olla koht, kus sa saad ka ennast hästi tunda. Ja võib-olla eesmärk, mis paljudel on aiaga seoses, et aed ei pea olema nagu perfektne, ideaalne koht, vaid aed. Ma näitan meie vesiheina ka ja mul ei lähe sellest nagu nii-öelda tuju halvaks, et ma näen, et mul on siin vesihein, vaid ma näen, et okei, ma võtan siis selle 2 nädala pärast selle rohimise ette. Et üks suuremaid hoolduskohti ongi meie aias köögiviljamaa. Ma näitan korra sulle teisipidi. Köögiviljamaa, kus on siis vaba pinda. Me ei ole seda mingi multsimaterjaliga katnud. Siin on sel aastal tehtud 2 korda rohimist. Ja vot see on see koht, kuhu vesihein tuleb. See on see koht, kuhu vesihein tuleb. Ja kartulimaad ma näitan korraks ka. Kartulimaal rohimist ei ole tehtud, kartulimaal on tehtud muldamist. Nii, mul läks see kaamera kukkus ära nüüd. Ja muldamist tähendab seda siis, et adraga on siit läbi küntud siis käsiadraga, mitte traktoriga. Ja praegu on kartulid nii suured, et siin all ei kasva enam suurt mingit umbrohte, neid üksikuid umbrohte me ei lähe sinna taga ajama. Ja see ei ole ka mõte. See ei ole ka iseenesest eesmärk, et me nüüd hakkame seal üksikuid umbrohte taga ajama. Ja siin kõrval on üks salvei peenar, mis on koos suvelilledega või suvikutega koos. Et siin on ka, kevadel oli suht tühi plats. Nüüd on kõik täis kasvanud. Praegu kõik õitseb. Need lakkoder siin ja erinevad salveid. Ehk siis aia eesmärk võiks olla see, et sul on koht, kus sa tahad päriselt olla, kus sa saad ka istuda. Sul on mingid istekohad. Näiteks ma lähen siia sauna ette praegu. Ma saan siin mõnusalt istuda varju all ja vaadata vaateid, kuulata, mis linnud teevad, kas söövad kirsse või maasikaid või lihtsalt laulavad. Ehk siis aed võiks toetada sinu elu ja mõtle nüüd enda aia puhul, et mis sinu aiast veel puudu on või mida on võib-olla liiga palju. Miks ta veel ei toeta su elu? Kas ta nõuab veel liiga palju rohimist? Kas ta nõuab liiga palju sinu tähelepanu? Kas sul on kohad, kus sa saad istuda,
kus sa saadki hommikul kohvitassiga võib-olla väikse tiiru teha. kas sellised kohad on olemas? ja mõtle sellele, et kas see üks vesihein, mis sul sealt peenrast paistab, kas see on nagu päriselt oluline või see on täielik pseudoprobleem. ma käisin paar nädalat tagasi ühes aias, mille me eelmisel aastal rajasime. ja selle perenaine oli ilusti teinud hoolduse ära. ja siis, kui ma seal käisin, siis ta ütles, et jah, et Maria, et näed, uuesti on hakanud tulema mingisugused maltsad. aga üldpilt oli täiesti puhas. ja asi ei olegi selles, et mõned üksikud maltsad tulevad või noh, ma ei tea, kuskilt mingid üksikud seemneumbrohud tulevad, et see ei mõjuta üldpilti mitte kuidagi. noh, ja muidugi see on ka oluline, et kui sa seda hooldust teed, siis sa ainult ei võta seda maltsa ära, vaid sa kubestad ka selle ala läbi. et see pind, see pealmine mullakiht või siis turbakiht või mingi multsikiht oleks kuiv, et ta toimiks nagu isolaatorina, ta hoiaks niiskust, aga ta on ka kuivas pinnases või kuivas sellises kihis ei idane need seemned nii kiiresti kui näiteks kinni tambitud kihis. et vanasti ju rehaga, raudrehaga rehitseti need peenrad siledaks, et oleks on ilus, aga tegelikult see tähendab ka automaatselt, et see umbrohi hakkab kiiremini kasvama. vot nii. ja lähme siit edasi, et kui sul on nüüd küsimusi, siis ole hea, julgelt pane chati, me saame mõned küsimused ka siin võtta sisse. ja ma hea meelega räägin ja näitan sulle praktiliselt ka sinu küsimustele siis vastused läbi, et Maigrit aitab mul need küsimused siit chatist välja otsida, et saame mõned küsimused läbi käia. enne kui me siis läheme edasi. Jaa, täitsa mõned juba välja otsinud. et kiire küsimus Mariale. Kas komposteerimise kohta ka webinari on plaanis ja tulemas? komposteerimise kohta on meil Unistuste Aia klubis väga hea koolitus olemas, kus Reet räägib siis sellest, et kuidas seda komposteerimist teha, kuidas milliseid asju üldse komposteerida, milliseid mitte komposteerida ja kuidas seda kompostihunnikut üles ehitada. komposteerimise puhul võib-olla, mis on kõige olulisem, on see, et seal loeb see maht, et me ei saa komposteerida mingeid väikseid asju või väikseid hunnikuid tekitada, vaid seal peab olema see maht piisav, et see komposteerimise protsess ilusti käima läheks. ja üks asi, mis komposteerimisega mul hästi seostub, on see, et inimesed küsivad, et aga kuhu ma panen naadijuured või kuhu ma panen osjajuured. kui sul on korralik kompostihunnik, kui sul on korralik komposteerimise süsteem, siis kõik need naadijuured, oraseina juured, need lähevad komposti ja need komposteeruvad seal ilusti ära. et kõik need istutusalade umbrohud, mis meil siit aladest kõik on välja võetud, need on läinud komposti. ja üks asi, mida ma komposteerimise kohta tahaksin võib-olla siin öelda, on ka see, et kui sa komposti teed, siis sa saad seda enda aias ära kasutada, aga ma soovitaks seda kasutada teadlikult, sest et tihtipeale enda aia kompostis on väga palju umbrohu seemneid sees. ehk siis, kui sa komposti kasutad, siis kasuta teda mulla sees, mitte kuskil mulla peal, kus see umbrohi siis kohe kasvama hakkab. või kui sa kasutad mulla pealmistes kihtides, siis sa kasutad mingit multsimaterjali, mis selle seemne umbrohu siis nii-öelda alla surub. ei lase sellel tulla nagu. Siis oli selline küsimus, et millise puuleina vorm oli vilksamisi näha sealt sauna juurest? ja ma olengi siin selle juures. siin on tegelikult kaks leinavormi. siin on üks on ühe lehise vorm, mis praegu siin eetris on. ja teine on üks hästi huvitav iluõunapuu. Eliise Ratke on tema nimi. ja ta õitseb kevadel hästi uhkete õitega ja tegelikult tema võrakuju on ka hästi huvitav, mis talvisel ajal annab efekti, sügisesel ajal, kevadisel ajal. et leinavorme ei tasu karta, leinavorme võib väga vabalt kujunduses ära kasutada, et saadagi seda vormi erinevust ka oma aeda tuua. Nii, siis oli küsimus roosidega seoses. Mida sa soovitaksid istutada kokku punaste roosidega?
ja punased roosid, eriti sellised tulipunased roosid on paras pähkel. Ma võin minna meie rooside juurde. Meil on erinevates kohtades roos, meil on istutusala sees roose ja värvide kombineerimisel nüüd, mis punaste roosidega sobivad, on punasega võib sobida roosatoon või siis võib valge toon sobida. Aga me ei peaks võib-olla panema kokku punast ja sinist ja kollast ehk siis sellist kirjut asja tekitama. Et see punase kombineerimine, jah, valge, näiteks kipslilled on ju, kui see koht on päikseline ja mõnus selline liivane või siis midagi roosat. Nii, ma vaatan, kuidas ma siit läbi pääsen. Ja muidugi ka roheline. Roheline sobib punasega väga hästi, et kui seal vähegi paras niiske on, siis pehme kortsleht. Näed, pehme kortsleht. Vaatan, kas sa näed siit. Pehme kortsleht on siin näiteks peenraservas ilusti. Et sobib ka punasega hästi kokku. No, meil on roosid erinevate istutusalade peal, aga meil on ka üks paljunduspeenar, mis on jäänud likvideerimata, kus on siis roniroosid. Rovillo Shea, mis õitseb hästi-hästi pikalt kuni lumedeni välja, lumetulekuni välja. Ja siis siin vahepeal on igasuguseid peenraroose ja marjapõõsad ja kõik siuke nagu paljunduspeenrana. Nii, siis järgmine küsimus oli, mina ei kujuta ette, kuidas saab põld osjast lahti. Tal on poole meetri sügavused, tugev juurestik. Ja pool meetrit on valeinfo, temal on vähemalt 3-4-5 meetrit sügavad juured. Ja osjast saab lahti kaevamismeetodit kasutades pluss järelhooldust tehes või siis spetsiaalsed herbitsiidide segu kasutades, aga enne tasuks ikkagi see kaevamismeetod ära kasutada ja siis üksikutele, mis veel tulevad, neile teha seda herbitsiididega töötlust. Ja seda, kuidas nagu püsiumbrohtudest lahti saada, seda me õpime Unistuste Aia klubis. Õpime praktilistel koolitustel, et kui see teema sind huvitab, siis ma väga julgustan tulema kuhugi praktilisele koolitusele või Unistuste Aia klubisse, kus on väga palju materjale selle kohta, kuidas seda püsiumbrohu töötlust üldse teha või püsiumbrohust lahti saada. Kanaadist lahti saada, kassitapust lahti saada. Mis meil veel on? Orasein, nõges, seatapp. Kõik need. Et meil praegu selle webinari raames, ma toon sulle selle ka ära, et meil on praegu aastamaksekampaania. Kui sa oled mõelnud, et kuidas oma aiaga edasi minna või kui sul on nagu rohkem küsimusi, et täna me võib-olla kõiki küsimusi ei jõua läbi käia, siis Unistuste Aia klubis meil on küsimuste kõned, meil on, mis meil seal veel on, meil on hästi palju erinevaid materjale, videoid, kus sa saad ise õppida, kus sa saad läbi katsetada, kus sa saad nagu konkreetselt enda aia kohta ka küsida. Ja me paneme täna siin välja aastase liikmesuse, mis on siis 370 €, kus sa saad nii need küsimuste õhtud, videote kogud, kus sa saad töölehed, seal on näidisplaane, seal on juhiseid, ühesõnaga seal on päris palju asju, aga võib-olla kõige väärtuslikum on see, et sa saad tulla ise küsima ja sa saad kogukonna, kus inimesed toetavad üksteist, kus jagavad oma aia edulugusid, jagavad pilte, mis nad on teinud, kuidas nad on edasi läinud oma aiaga. Ja terve nagu aastase toe, nii minu toe kui ka Reeda toe selles klubis. Ja täna, ainult täna ma panen sulle sinna kaasa nagu väga mega kiire liituja boonuse. Ehk siis kiire liituja boonuse, et aastamaksega tulles ma tulen tunniks sinu aeda. Me saame vaadata, mis su aias toimub, kus sa võiksid edasi teha, kuidas mingid alad võiksid paikneda, ruumilist analüüsi saame teha. Saan käed külge lüüa, saan sul näidata, kuidas kaevata, kuidas sinna osjani jõuda. Ehk siis ma tulen päriselt reaalselt sinu aeda.
ma ei ole sellist boonust mitte kunagi veel teinud, Unistustaia klubi raames veel eriti. nii et see on nagu väga eriline võimalus, kus sa saad nagu otse minuga enda aias hakata asju harutama ja minema hakata. nii et noh, saan sulle koha peal nagu väga palju enamat anda kui Maa-ameti baasil. ma olen Maa-ameti baasil andnud ka nii-öelda konsultatsioone ja kõike seda. see on väga väärtuslik, aga koha peal on veel väärtuslikum. me võime koha peal sul kasvõi voolikuga märkida ära, et kuidas sul see ruumiline jaotus tekib või võiks tekkida, ilma et sa peaksid hakkama kohe mõtlema, et ohoh, kes selle nüüd ära kaevab. ära selle peale veel mõtle, et paljud hakkavad mõtlema, et okei, et nüüd ma panin selle ala paika, aga see on nii suur, et ma ei jõua elu sees selle lõpuni. Elevanti ei sööda ka korraga ära. see hakkab kõik jupp-jupi haaval pihta ja see on väga tehtav, kui sa tead, kuidas see nagu väikesteks juppideks tehtavaks teha. nii et see kiire liituja pakkumine kehtib sulle tänasest 48 tundi ehk siis 2 päeva ma jätan selle lahti. kui sa oled mõelnud, et võiks oma aiaga midagi muud ette võtta, siis oled oodatud. kui sul on kuumakse, saad muuta aastamakseks või kui sul on juba aastamakse võetud ja see hakkab läbi saama, siis saad aastamakset pikendada, kui sa oled juba klubis. siis no see on nagu nii megaboonus, et see on see. et kui sul on küsimusi, siis Maigrit, sa võid veel mõned küsimused võtta, et natuke vist meil on veel aega või ma ei tea ka täpselt, mis meil kell see on. Ja umbes 10 minutit on veel aega. Võtame paar küsimust. Selline küsimus, et kas purustatud puulehed tuulega ära ei lenda? Vot see asi ongi, et kui puulehed on purustamata ja eriti suured puulehed, tammelehed, vahtralehed, need lendavad ära, pärnalehed, aga kui nad on purustatud, siis nad vajuvad kokku ja siis nad ei lenda ära. ja tegelikult on ka niimoodi, et kui need taimed kasvavad suureks, siis nad on justkui, nad moodustavad sellise kihi seal taimede vahel, et need taimede vahelt, praegusel ajal nad ei lenda nagunii enam kuhugi ära, et ma näitan siit vahelt on natuke näha seda purustatud puulehte, kui mul see kaamera nüüd niimoodi, näed. et siin vahel on sihuke väike peenike pudi ja see püsib ilusti peal. Ja. Nii, muruserva kohta küsimus. Muruserva niitmine, et millega, kas trimmeriga? Ei, jumala eest mitte. Muruserva, ma panen muruserva hooldust, ma näitan avatud aiapäevadel. Kusjuures avatud aiapäevad on ka Unistustaia klubile täiesti priipääsmega. see muruserva hooldus käib siis servakääride abil, kobesti abil ja serva tõstja abil. ja see muruserva hooldus trimmeriga, miks trimmeriga mitte, sellepärast et see trimmer pritsib selle heina kõik igale poole laiali ja siis see on lihtsalt kole. see on lihtsalt kole, et need inimesed, kes on hakanud servakääre kasutama, siis nad näevad nagu seda erinevust ja seda puhtust, mis sellest tekib. sest kui meil on servad korras, siis meil on istutusaladel piir, meil on raam ja see raam annab nagu nii palju juurde, et isegi kui sul on taimestus veel täitsa, ma ei tea, totaalselt vale või ei toimi veel või ei ole selline, nagu ta võiks olla, siis see istutusala piir annab nii palju juurde, et inimesed küsivad, et et mis sa oma aiaga teinud oled, et see nii ilus välja näeb. jah, et see piirraam, tehke korda, siis see on esimene samm nagu väga oluline tehtud. kui tahad nii-öelda lühiajalist efekti saada ja nii-öelda täna kohe seda efekti luua. Piret küsis toreda küsimuse, et mis on sinu lemmikkoht teie aias? mul on väga palju lemmikkohti, aga ma arvan, et kõige lemmikum koht on mul suvemaja juures. me võime sinna ka korraks minna. täna ma seal ööbisin lausa, sellepärast et meie noormehed läksid kõik küla peale ja tüdrukutega me saime ilusti suvemaja okupeerida. sellepärast, et seal saab istuda, seal on mõnus selline puidust terrass ja seal on vahetu kontakt taimega, vahetu kontakt selle
sumiseva loodusega, kõik lõhnad. ma just eile käisin aias ja vaatasin, et appi, kui mõnusasti kõik lõhnab nagu täiesti suvelõhn. nii, teeme ühe hüppe siin batuudi peal. et batuudid, värgid-särgid lastele on siin olemas. ja nüüd kõik tuleb saab see on ju, kirsi. ja kõik saab on ju aiakujundusse ilusti nii-öelda jah, lisada. kõik on aiakujundusse integreeritud. ja ma näitan oma lemmikut. tal on praegu marjad, viljad küljes ja valmis. et üks ilupuu, mida varblased ei ole veel avastanud mul veel. nii, ma lähen nüüd siia soe maja peale. nii, siin on nüüd siis selline koht, mis on minu lemmikkoht. siin on praegu hästi päikseline, päiksega ma siin ei istu. päiksega ma võin varju poole peal olla, aga noh, päiksega ma teen teisi asju, et ma istun kas siis õhtupoole või siis mingil hetkel, kui sobib. nii, ma panen need asjad ära. et siin on nagu hästi mõnus see, et ma saangi rahulikult kuulata, kuidas need mesilad, kõik need putumukad siin toimetavad. ja mul on see terrass ümber selle suvemaja. et kes on käinud, siis on võib-olla seda näinud siin. ja see sumin ja see kõrreliste liikumine ja tuulega ja see õitsemine, see on nagu, ma ei tea, ma ei oska seda kirjeldada, aga see on nagu väga äge asi, mida enda aeda tahta. see kogemus, mida enda aeda tahta. nii, ja siin on see minu lemmikpuu ka. ma vaatan, ma näitan teisipidi seda. lemmikpuu. tal on praegu viljad juba hakkavad valmis saama. ilusad suured nagu kirsikesed. see on siis Lamarcki toompihlakas. ja tema viljad on praegu hästi magusad, aga varblastele ka meeldivad. nii et kui varblased nad avastavad, siis näed, vaata, kas sa näed. sellised viljad, mõnusad, pehmed, magusad. tasub enda aeda jah vaadata, et kuhu tekivad varjud, millised puud pakuvad varju, millised puud pakuvad võib-olla silmailu on üks, aga ka midagi toiduks, hamba alla. see Lamarcki toompihlakas on väga ilusa võra kujuga, teda annab vastavalt siis ka lõigata, suunata, nii et ta kasvataks sellise varju andva võra. ja muidugi see marjade ja viljade pool nagu hästi äge, hea. nii, küsimusi on tulnud väga-väga palju, aga jõuame võtta siit ühe veel ja Anneli küsib, et palun seleta, miks puiduhake ei sobi mulčiks päikese kätte. et mul on peenike lehtpuuhake, kodune toodang, et kas sellel on mingi puudus? ja lehtpuuhake või üldse puiduhake on selline, et kui sa paned ta mulčiks, see mulčikiht peab olema ka teatud paksusega, et tast kasu oleks, siis see lehtpuuhakke nagu vajub kokku ja ta moodustab sellise nagu tiheda kihi taimede juure peale. ja no ma ütleks, et väga paljud taimed ei taha seda, ehk siis see õhu liikuvus on takistatud. väga paljud taimed ei taha seda. lisaks sellele, et see puit hakkab nagu kasutama ära seda lämmastikku oma lagundamiseks, siis mingid bakterid, mis hakkavad seda puitu lagundama, need vajavad oma toimimiseks lämmastikku, mis võetakse siis mullast. et see veel lisaks, aga pigem on see jah, see õhuteema on suur teema ja see lisapunkt, et see küsimuses oli ju see, et päikselistele taimedele, päikselise kasvukoha taimedele, päikselise kasvukoha taimed, eriti kuiva ja kehva kasvukoha taimed, nemad tahavad saada just eriti palju õhku. Nad ei taha saada enda juurekaala ümber mitte mingisugust niiskust. et neile see jah, kohe kindlasti ei sobi. aga siin on ühe küsimuse võtaks veel, mis tundub sihuke väga nii-öelda oluline hetkel, et muruniide multsina, kas on okk ilupeenras? see on okk, väga okk ilupeenras, aga siin on aga.
kui sa kasutad muruniidet, siis sa saad seda kasutada ainult kevadist muruniidet, mis ei ole õitsema hakanud, kus seeme ei ole veel valmis saanud. kui sa kasutad praegu suvist muruniidet ja sul kasvab seal, ma ei tea, mis seal kasvab siis, seda samustki harilikku murunurmikat ja kasvab seda valget riistikut ja siis kasvab seda kivikakart näiteks, siis sa tood selle seemne endale peenrasse ehk siis sa automaatselt tekitad endale tööd sellega juurde. see ei tule küll sellel samal aastal võib-olla, aga see tuleb järgmisel aastal. ehk siis sa pead siis kogu aeg seda kihti seal uuendama. no ühesõnaga, see on, võib muuta selle asja keeruliseks, jah. Vot, üks lõpukutse mul on sulle veel siin, et kui sa, meil on sulle pandud üks kingitus valmis. see kingitus oli, Maigrit, ütle, mis selle pealkiri oli? See oli püsikud 6 erinevale kasvukohale, püsikud ja sibulill. ei, oota, see ei olnud see kingitus. vaata, see teine kingitus, mis ma sulle kirjutasin, looduslikud taimed. Õige. Jah, ligi 60 taime Eestimaa loodusest. Jah, sihuke taimenimekiri. jah, meil on pandud sulle kokku selline taimenimekiri Eestimaa looduslikest taimedest, mida saab kasutada oma aia kujundamisel. kui sa tahad seda kingitust saada, siis selleks on meil 2 väikest tingimust. üks tingimus on see, et sa paned Instas meid jälgijaks või mis pidi see on, hakkad jälgima, onju. ja teine asi, saada meile Instas siis sõnum suvi ja me saadame sulle selle nimekirja siis saadame sulle vastuseks. ja siin taga on mul üks äge Eesti kohalik taim, see on kikkaputk. ja nende kohalike taimedega on ka jälle see, et kõiki, kui Insta kontot ei ole, siis sa võid teha seda Facebookis, et paned Facebookis jälgijaks ja kirjuta Facebookis suvi, et mõlemad on okeid. siis nende kohalike liikidega on see, et kõiki kohalikke liike me ei saa oma aiakujunduses kasutada. kui sa ohaka ikka aias lahti lased, siis no seda probleemi sa ei suuda pärast nagu lihtsa vaevaga enam saada. ehk siis sinna on valitud taimed, kes käituvad normaalsesti Eesti aias. ja kohalike liikidega, noh näiteks see kikaputk ka, ta külvab ennast edasi. ja nagu ma enne rääkisin selle lühiealise taime kohta, kikaputk on ka kusjuures lühiealine, ta on 2-aastane, siis lühiealiste taimede puhul määrab nende ilu ära see, et kui tublisti sa siis neid maha kõplad. siin on jäetud alles 2 taime sellest suurest pahmakast, mis on siia maha külvanud. nii et see ilu ei saa tulla, kui sa jätad terve pundi neid taimi alles. ehk siis, kui sa tahad seda nimekirja saada, siis pane jälgijaks Instas või siis Facebookis ja kirjuta siis emmas-kummas, kirjuta märksõna suvi, siis me saadame sulle selle nimekirja. ja muul juhul, kui sa oma aia kujundamisel, loomisel abi tahad saada, siis see Unistuste aiaklubi aastapakkumine, mis praegu väljas on ja selle kiire liituja boonusega, me hoiame seda 48 tundi lahti, see on sinu võimalus ja ma väga suure rõõmuga tulen sinu aeda, vaatan üle, kuhu suunas sealt edasi hakata liikuma, mida seal teha või mitte teha ja loodan nagu väga inspireerida sind selles asjas edasi tegutsema. vot nii ja tänaseks siis tõmbame otsad kokku. Maigrit saadab selle meeldetuletuse sulle selle kiire pakkumisega ka veel meili peale. Kui sul on küsimusi, võid meile kirjutada ja kohtume siis kas Unistuste aiaklubis, kohtume siin Palusalu aias. Meil on tulemas ka augusti lõpus selline aastat kokkuvõttev mõnus suvine kontsert koos Paul Neitsoviga ja mõnusate kohvikutoitudega, nii et oled oodatud osalema ka siin avatud aiapäevadel, seda aeda nautima, oma silmaga nägema, kui sa ei ole veel käinud. nii et ilusat, mõnusat suve sulle ja kohtumiseni jälle järgmisel ajal järgmises kohas. Tšau. Tšau.